Tavaliselt mulle meeldib kõneleda niimoodi, et ma võtan ühe piibliloo aluseks ja siis mõtistan, aga täna kuidagi kukkus välja teistmoodi, et ma võtsin aluseks ühe päriselu loo ja siis sealt edasi arenesid minu mõtted. Ja see päriselu lugu oli siis niimoodi, et aastatel 2008-2009 võis Londoni linna bussidel ja metroodes näha reklaamplagusid tekstiga There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Ehk siis eesti keeles, et tõenäoliselt pole mingit jumalat olemas, lõpeta nüüd muretsemine ja naudi oma elu. Ja see reklaamikampaania siis jooksis mõned kuud siis nendel bussidel ja metroos. Ja see oli vastuseks ühele varasemale ühe kristlaste grupi loodud kampaaniale. Pärast me vaatame, mis selle siis sisu oli. Ja seda kampaaniat siis korraldasid ateistid, kelle arvates oli vaja siis Londoni seda kogukonda maha rahustada Jumala mõttes. Ja selle kampaania käigus koguti üle 150 000 naela, mille eest siis need reklaamid siis igal pool jooksid. Ja üks tuntumaid annetajatest oli siis ateismi eeskõneleja Dr. Richard Dawkins. Ja tema arvas, et see reklaamlause oli tegelikult liiga nõrk, et tema pakkus välja, et peaaegu kindlasti pole mingit jumalat olemas. Aga siis teised arvasid, et võib-olla teaduslikus mõttes nagu nii kindlalt ei saa nagu seda väita, et siis jäi see variant, et tõenäoliselt pole mingit jumalat olemas. Ja huvitaval kombel oli üheks selleks kampaania annetajaks ka üks kristlane, kes põhjendas oma tegu sellega, et on hea, kui inimesed hakkavad ühel päeval ka Jumala peale mõtlema. Ükskõik millises kontekstis siis teda mainitakse. Ja ühel päeval siis metsa poole jalutades mulle tuli see loosung meelde ja ma jäin mõtisklema selle üle, et miks peaks keegi selle pärast muretsema, et Jumal on olemas. Et kas Jumalale mõtlemine siis tõesti ei luba elu nautida. Ja mulle tundub, et on kaks põhjust, miks Jumala olemasolu võib panna inimest muretsema. Ja nendeks on esimeseks inimese arusaam Jumala iseloomust või sellest, milline on Jumal. Ja teiseks, kuidas inimesele sobib siis Jumala väljendatud tahe. Kas teate, millisena näeb Jumalat seesama Richard Dawkins, üks selle kampaania suuremaid eraisikutest toetajaid? Ühes oma raamatus on ta kirjutanud niimoodi. Vana testamendi Jumal on ilmselt kõige ebameeldivam tegelane kogu ilukirjanduses. Armukade ja sellele uhke, väiklane, ebaõiglane, andestamatu kontrollifriik, kättemaksuhimuline ja verejanuline etline puhastaja, misogüünne, homofoobne, rassistlik, lastetapja, genotsiidne ja seda rida veel võib jätkata. Ja sellise Jumala olemasolu tõepoolest võib panna muretsema. Kui Jumal on olemas ja ta on vägev ja selle juures on ta väiklane ja ebaõiglane ja ettearvamatu käitumisega ja kättemaksu himuline, siis tõesti see on kartmist väärt ja võib panna muretsema. Ja tegelikult see ateistide bussikampaania oli vastuseks ühele varasemale evangeelsete kristlaste bussikampaaniale, mis suunas ühele veebilehele, kus avalehel oli kirjas, et Jumal karistab igaveste põrgupiinadega neid, kes ei usu Jeesusesse. Ja kampaania algataja leidis, et on ebaeetiline inimesi niimoodi põrgupiinadega hirmutada ja see siis õhutaski teda sellist vastukampaaniat tegema. Ja mulle tundub, et mõneski mõttes oli tal õigus, et selline pilt Jumalast ei ole täiesti piibellik. Ja on vastuolus sellega, mida ütleb Johannes oma kirjas. Jumal on armastus. Kuidas saab olla Jumala armastus, kui ta inimesi lõpmatu aeg piinab ja kas tal neist kahju ei ole? Ja selline pilt Jumalast on põhjus, miks paljud ei taha Jumalaga tegemist teha. Ja see on andnud hea põhjuse tema olemasolu eitamiseks. Pastor ja autor Ty Gibson on rääkinud ühest juhtumist, kus ta oli lennukis ja tema kõrval istus üks
üks mees ja tema parajasti siis, Tai Gibson siis luges ühte vaimulikku raamatut. Ja see mees siis küünitas oma pea vaatama, et mida siis tema kõrvalreisija loeb ja ilmselt nägi seal sõnu Jumal ja võib-olla midagi veel. Ja siis ta ütles siis Tai Gibsonile, et see paistab olevat huvitav religioosne raamat. Ja siis lisas, aga mina olen ateist. Ja ilmselgelt see mees tahtis mingisugust vestlust alustada. Ja siis Tai Gibson vastas talle, et tegelikult olen ka mina ateist. Ja selle peale siis naaber oli loomulikult nagu üllatunud ja küsis, et kas tõesti. Ja siis Tai Gibson palus tal kirjeldada Jumalat, kelles seda ei usu. Ja siis lennukaaslane hakkas siis kirjeldama Jumalat, kes on ülivõimas isik, kes kuskilt taevast asju kontrollib ja kes juba enne inimese sündi määrab ära, mis on inimese saatus, kes elab igavesti ja kes on igavesti põrgus piinlemas ja keda ei huvita inimese enda arvamus kõige selle kohta. Ja ta ütles, et see on täielik nonsenss ja meie peaksime siis sellist türanni veel armastama. See on pigem koletis kui Jumal. Tai Gibson vastas, et ta nõustub. Aga mis oleks siis, kui Jumal oleks sellise kirjelduse täielik vastand? Hea, ühtaegu täiuslikult õiglane ja halastav, kes teeb alati igaühe vastu õigust, kes annab igale vaba valiku ja kes ei piina neid igavesti, kes tema poolt pole. Ja see naaber ütles, et sellisesse Jumalasse võiks ju uskuda, aga meie ei saa ju valida sellist, milline siis Jumal nagu on. Ja Tai Gibson ütles, et tema ongi ateist sellises mõttes, et tema ei usu sellisesse Jumalasse, nagu see naaber kõigepealt kirjeldas. Ja see pani tema kaaslase tõsisemalt mõtlema. Ja tegelikult sellepärast on hingesurematus üks ohtlikumaid õpetusi, mis on kristlikus maailmas liikumas. Selle õpetuse juured on tegelikult pärit hellenistlikust filosoofiast, mis kuidagi integreeriti algkristlaste poolt kristlusega. Ja see mõte on siis see, et kui hing on surematu, siis on ka omal valikul Jumalast eemal viibimise kannatused igavesed. Kui aga Jumal on ainukesena surematu, nii nagu ütleb Piibel, siis tegelikult põrgu on vaid krematoorium, mitte igavene piinapaik. Ja kui me loeme evangeeliumeid ja näeme lihaks saanud Jumala ehk Jeesuse missiooni siin maailmas, siis me saame nõustuda selle pildiga Jumalast, mida väljendas siis Tai Gibson. On tõsi, et Vanas Testamendis on häirivaid lugusid, mida võib-olla meil on raske tõlgendada. Paljude jaoks võib olla nagu see veeuputus kui totaalne häving või Kaananimaa vallutamine Iisraeli rahva poolt. Ja täna ma ei tahaks nendesse süveneda, aga ma tahaksin täna puudutada ühte sõna Vanas Testamendis või tegelikult mida kasutatakse läbi Piibli ja mis näitab Jumalat erakordses ja teistsuguses perspektiiviks. Ja selleks sõnaks on leping. Leping on midagi, mis paneb paika selle osapoolte õigused ja kohustused. Ja leping tegelikult peaks andma siis mõlemale osamale poolele kindlustunne ja selguse, mis hakkab toimuma. Näiteks kui keegi midagi müüb, siis ostu-müügileping annab müüjale kindluse, et ta ei saa raha vähem, kui on kokku lepitud ja ostjale kindluse, et ta ei pea maksma rohkem, kui on kokku lepitud. Ja tööleping annab töötajale kindluse, et talle makstakse iga kuu täpselt nii palju, kui lepingus on kirjas. Ja tööandjale kindluse, et need tööd, mis tegi peab ära tegema, et siis need ka ära tehakse. Ja läbi kogu Piibli me näeme seda, kuidas Jumal sõlmib lepinguid. Nii inimeste kui ka rahvastega. Esimest korda me kohtame seda sõna siis, kui Jumal teeb lepingu Noaga. Ta päästab tema pere veeuputusest. Ja pärast veeuputust teeb ta siis lepingu, et enam veeuputuse läbi siia maailmale hävingut ei tule. Jumal teeb lepingu Aabramiga, et ta saab palju järeltulijaid, kes pärivad Kaananimaa. Ja ta lubab talle, et ta teeb lepingu Iisakiga ja pärast ta tegi samasuguse lepingu Jaakobiga. Ja see, et ta aastasadu hiljem siis Iisraeli rahva Egiptusest orjusest välja tõi, ehk Aabrami ja Iisaki ja Jaakobi järeltulijad välja tõi, see oli tegelikult Jumala tegutsemine tema enda lepingu raames.
Jumal ei olnud seda lepingut tunnustanud. Ehkki võib-olla Iisraeli rahvas seal orjuses oli juba hakanud unustama seda, mida Jumal oli nendele kunagi lubanud. Siis, kui nad olid jõudnud välja kõrbesse, siis Jumal tegi kõrbes nendega lepingu ja andis nendele oma seaduse. Ja selles lepingus olid kirjas Jumalapoolsed kohustused. Nad rääkisid, kuidas sõnakuulelikkusele, Jumalale ustavusel olemisele pidid kaasnema siis suured õnnistused, tervis, materiaalne edu ja kaitse vaenlaste eest. Ja nii edasi. Jumal tegi Taavetiga lepingu, et tema soost ei puudu valitsejaid. Ja selle lepingu lõplikuks täitumiseks oli tegelikult Jeesus, keda kutsuti Taaveti pojaks. Jeremia kaudu lubas Jumal teha Iisraeliga uue lepingu, kirjutada seadus inimese südamesse, et sellega väljendada, et sõnakuulelikkus Jumala suhtes tuleb armastusest Jumala vastu. Ja Jeesus kuulutas välja veel uue lepingu inimesega, ütles, et selle tähiseks on minu veri. Jeesus kinnitas, et tema nimes on halastus ja andestus. Ja ta lubas ennast kinni võtta ja inimeste poolt surmata. Ja see on tõesti surmkindel leping, sest tema enda surm oli see lepingu garantii. Need jumalad, kellega Vana Testamendi ajal looja Jumal konkureeris, need olid kapriissed, ettearvamatud. Nad ei võtnud endale mingeid kohustusi, neid tuli pidevalt meelitada ja rahustada, et midagi juhtuks, midagi head juhtuks ja midagi halba ei juhtuks. Aga piibli looja Jumal on teistsugune. Tema tähelepanu inimeste suhtes tuleb sellest, et ta on inimese looja ja ta hoolib inimesest. Ja need lepingud näitavad, et initsiatiiv inimese päästmiseks, õnnistamiseks ja hoidmiseks, see tuli alati Jumala poolt. Ja Jumal, kes tegelikult on nii suur, et ta ei mahu ühtegi raami, paneb ennast ise nüüd lepingu raamidesse, et pakkuda lepingu sees inimesele turvatunnet. Ja Jumal ise tõotab, et ta peab oma lepingut. Näiteks 5. Mooses 7.9 ütleb, tea, et issand su Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 1000. põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Aga mis on veel huvitav, on see, et vaatamata sellele, et tema rahvas korduvalt ja teadlikult seda lepingut murdis ja Jumala seadusest üle astus, siis Jumal tegi midagi nii radikaalset, et ta saatis oma poja Jeesuse Kristuse isikus, kes täitis täiuslikult seadust, mida inimesed ei täitnud ja võttis tegelikult enda peale kanda lepingu mittetäitmise karistuse. 5. Moose 28. peatükis on rida hulk needusi, mis pidid osaks saama siis, kui rahvas ei ole sõnakuulmatu. Rahvas on sõnakuulmatu. Ja nende seas olid näiteks selline asi nagu elu vaesuses, pimedus, pilkealuseks olemine, masendus. Ja seal salmides 47-48 on üks osa siis kirjas, et sa ei ole teeninud issandat oma Jumalat rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda issand saadab su kallale näljas janus alasti ja täielikus puuduses. Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sinu on hävitanud. Ja Jeesus tegelikult oma ristisurmaga täitis mitmed need lepingu needused. Ta võttis need enda peale. Tema hing oli Getsemani aias masenduses. Ta oli oma vaenlaste meelevallus ja pilkealune. Ta oli janus ja alasti seal risti peal. Ja ta pidi ikkena ise kandma risti, kuhu ta lõpuks löödi ja kus ta pimeduses olles suri. Kas te kujutate ette kedagi, kes selle asemel, et siis nõuda sisse suur lepingutrahv lepingu murdmise pärast, maksab tegelikult ise selle trahvi rikkujale välja ja jätab alles talle lepingu hüved? Inimlikus mõistes on selline lepingu täitmine absurd. Aga Jumal on just selline. Jumala iseloom ei ole väiklane, andestamatu, etteaimamatu ega kättemaksu himuline. Kui teda tundma õppida, siis ta on kõige selle vastand. Nii et põhjus Jumala olemasolu pärast muretseda on siis
ainult siis, kui meil on vale pilt Jumalast. Aga teine põhjus Jumala olemasolu pärast muretseda on siis, kui vaatamata sellele, et Jumal, kes on ühtaegu täiuslikult õiglane ja täiuslikult halastav, me ikkagi ei taha teha selle järele, nagu on tema tahtmine, mida ta on väljendanud oma seaduses. Jumala seaduse alusmõte ei ole inimest ja ühiskonda piirata, millestki head ilma jätta, vaid vastupidi, et inimest ja ühiskonda kaitsta. Aga tihtipeale inimesed mõtlevad välja midagi, mis neile paremini meeldib, mis ei ole selle Jumala ideaali piirides. Üks näide eile õhtust. Eile õhtul ma panin Benjamini magama ja tavaliselt see käib niimoodi, et ma võtan ta oma sülle tekiga ja siis kõnnin temaga mööda tuba ringi, laulan talle mõned unelaulud ja 10 minuti pärast ta magab ja ma annan ta oma voodisse ja kõik on korras. Eile õhtul oli tal millegipärast väga paha tuju. Et juba see mõte sellest, et sa võtad ta sülle ja ta saab aru, et ma tahan teda magama panna, tekitas temast sellise pöörase reaktsiooni, et ta karjus nagu ratta peal. Ja ilmselt, kes oleks teda kuulnud võinud, et siin seda last ebainimlikult piinatakse. Et see oli tõesti nagu mul enda kõrvad jooksid nagu, ka nagu lasid nagu pilli selle pärast. Ja siis mul tuli lõpuks meelde üks nipp, siis üks mu töökaaslane oli öelnud, et kuidas tema oli oma last magama pannud, kui ta oli väike, ta pani ta sinna auto turvatooli ja siis niimoodi kiigutas. Ja siis ma panin ta auto turvatooli, ta absoluutselt kohe jäi vakka. Siis ma kiigutasin niimoodi. 10 minutit kiigutasin, selg oli valus. Lõpuks jäi magama. Rakel ei tulnud kaasa minule, vaid Benjaminile. Ta pidi magama jääma selles kõvavõitu turvahällis. Selle asemel, et jääda magama pehmes ja soojas isas üles. Aga nii me inimesed oleme ka Jumala seadusega, et kui mingid asjad, mis meile meeldi, siis me üritame leida nagu kõrvaltee. Jumal iseloomuga on seotud see, et ta tahab meile kõige paremat. Ja selle tõttu ta ei tunne head meelt sellepärast, kui me valime mingisuguse muu tehe, kui me valime oma parima äraarvamise. Ja Jumala halastus ei tähenda seda, et ta vaatab läbi sõrmede meie üleastumistele. Tema halastus tähendab seda, et ta annab meile aega järele mõtlemiseks, aega andestuse ja otsimiseks ja meeleparanduseks. Ja Jumal ei tõtta kohe vitsa haarama iga meie eksimuse peale, vaid ta püüab meid kannatlikult suunata paremale teele. Aga mis siis saab, kui me ei taha lasta ennast suunata sellele paremale teele? Esimese Johannese kirjas 5. peatükis, salmis 16 ja 17, räägib Johannes 2 patukategooriast. Ta ütleb niimoodi. Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu. On pattu, mis on surmaks. Selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda. Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. Johannes ei anna siin nimekirja pattudest, mis on siis nagu ühel pool ja pattudest, mis on teisel pool. Millised on surmaks ja millised mitte. Ta viitab siin tegelikult sellele, mida ütles Jeesus, et on üks patt, mida ei andestata. See on patt püha vaimu vastu. Jumala 3. isiku püha vaimu ülesanne on inimesi veenda selles, mis on hea ja mis on halb. Kui meil on kiusatus, siis meil on 2 valikut. Kas anda kiusatusele järele või Jumala abiga see kiusatus seljatada. Kui me oleme kiusatusel järele andnud, siis on meil 2 võimalust. Kas otsida Jumalat, paluda andestust ja kahetseda seda, mis me oleme teinud. Või lükata see süütunne kõrvale ja mõelda, et tegelikult see ei olnudki midagi hullu. Tegelikult see oli täitsa okei. Ja kui sellist asja korduvalt teha, kui selleks saab nagu selline rütm, siis võib juhtuda, et inimene ei näe oma kiusatuses enam kiusatust ja patus enam pattu. Ja püha vaim ei saa seda inimest enam juhtida, sest ta on oma lõpliku otsuse juba ära teinud. See on patt surmaks. Kui me teadlikult teeme risti vastupidi sellele, mida Jumal on meile ette määranud,
näitame tegelikult, et me ei hooli sellest, mis on tema armastav tahtmine, siis me muutume ükskõikseks tema ja kaasinimeste suhtes ja sellisena ei saa Jumal pakkuda meile igavest elu. Nii et see teine põhjus Jumala olemasolu pärast muretsemiseks on siis, kui me ikkagi ei taha teha selle järele, mis on tema tahtmine ja tema soov. Kui see meile ei meeldi ja siis, kui me üritame seda süütunnet endast ära lükata, kuni lõpuks seda süütunnet ei ole ja me oleme paadunud. Aga nüüd ma keeraksin küsimuse tagurpidi. Kas on põhjust muretseda sellepärast, et Jumalat äkki ei olegi olemas? Kui ma otsisin muretsemisega seotud tekste Piiblist, siis selline kokkuvõtlik vastus võiks olla, jah, on põhjust muretsemiseks, kui Jumalat ei ole. Sest koos Jumalaga on kõik palju parem ja elu koos Jumalaga tegelikult vähendab muretsemist. Loeksime uuesti selle teksti, mille kohta me vaatasime videot Jeesuse mäejutlusest, Mattuse 6, 25-34. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietada. Eks hing ole enam kui toidus, ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veel enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa ju teab, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Muidugi Jeesus rääkis siin oma ja kontekstis nendele inimestele, kes elasid 2000 aastat tagasi seal Kaanani maal. Ja siin on muretsemisega välja toodud 3 sellist põhiteemat. Põhivajadused nagu toit ja riided, mure elu pärast ja siis ka mure tuleviku pärast. Ja võib-olla meie tänapäeva heaolu ühiskonnas mure toidu ja riietuse pärast ei oma enam nagu sellist aktsenti nagu tol ajal, kus toidu lauale toomine nõudis rasket tööd ja vaesematel inimestel ei pruukinud olla rohkem kui 1 komplekt rõived. Ja meie riidekapid on tegelikult täis võrreldes sellega, meie külmikud on täis võrreldes sellega, mis nendel oli. Aga samas, eks mure elu pärast, kas on tervist, kas on turvalisust, see on aktuaalne ka täna meie jaoks. Ja mure tuleviku pärast on olnud igal ajastul kohal, sest me keegi ei tea, mida toob homne või ülehomne. Jeesus ütleb, et ärge muretsege. Jumal, tema teab teie vajadusi. Tema teab teie muresid. Ärge laskuge masendusse ja otsige eelkõige suhet temaga. Usaldage teda ja siis te võite näha tema hoolitsust. Kirjas Filiplastele 4. peatükis salmid 6 ja 7 ütleb Paulus, ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahul, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ilmselt olete kuulnud sellist asjast nagu Maslow püramiid. Ameerika psühholoog Maslow jagas inimeste vajadused 5 astmesse, mida siis tuntakse Maslow püramiidi all ja iga järgmine aste siis nagu muutub inimese jaoks oluline, kui eelmise astme vajadused on täidetud. Ja esimene aste oli siis nagu need füsioloogilised vajadused, toit ja riided.
et see on see kõige esimene aste. Ja sellel järgneb siis turvalisuse vajadus. See on see, millest Jeesus rääkis nagu mure elu pärast ja homse pärast. Ja seejärel on inimesel armastuse ja kuuluvuse vajadus, siis tunnustuse vajadus ja viimaks siis eneseteostusvajadus. Paulus ei hakka nüüd neid vajadusi enam lahterdama. Ta ütleb, et me ei pea muretsema ühegi vajaduse pärast. Olgu siis selleks baasvajadused või suhted või eneseteostus. Saagu need kõik teatavaks Jumalale tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumal võtab ära mure ja annab sellele asemele rahu. Rahu, mis tuleb ühenduses Kristuse Jeesusega. Sest tegelikult inimese rahu ei sõltu sellest, kui palju tal on. Ja tegelikult nii tihti käib meediast läbi uudiseid mõnest rikkast ja kuulsast, kes vaatamata sellele, et tal on nii palju raha, et ei oska sellega midagi peale hakata, kellel on nii palju tuntust ja kuulsust, inimeste nagu tähelepanu ja armastust, et nad ikkagi pole õnnelikud ja nad otsivad lahendusi mõnuainetest või priiskamisest või pillavast seksuaalelust. Kui meil on palju, siis see ei taga rahu. Aga rahu tuleb meie suhtest Jeesuse Kristusega. Paulus elu ei olnud lihtne. Oma missionääri töö tõttu oli ta kogenud nii füüsilist kui ka vaimset vaevamist, nälga, janu ja kitsikust. Ta oli palju kordi olnud surmaohus. Ta ei muretsenud nende asjade pärast. Ta teadis, et Jumal on temaga ja see oli tema elu suurimaks kompensatsiooniks. Tal oli enda elu suhtes rahu. Kui ta üldse siis ta muretses oma kaasinimeste pärast, et nemad võiksidki leida suhte Jumalaga. Et nemad võiksid leida selle sama, mida tema oli Jumalas leidnud. Et nad võiksid jääda ustavaks ja leida igavese elu. Tuleme tagasi esimese küsimuse juurde. Miks peaks keegi selle pärast muretsema, et Jumal on olemas? Kas Jumalale mõtlemine tõesti ei luba elu nautida? Tõesti. Jumala olemasolu võib panna muretsema siis, kui inimestel on vale arusaam sellest, milline on Jumal. Või kui inimesed ei ole rahul sellega, mida Jumal nendele pakub. Aga Piibel räägib meile Jumalast, kes on halastav ja armuline, meiega kannatav ja lausa ennast ohverdav. See räägib meile Jumalast, kelle seadus on armastuse seadus, mõeldud meie kaitsmiseks, mitte piiramiseks. Piibel räägib meile Jumalast, kellega koos kõndides me ei pea muretsema, vaid võime tõeliselt elu nautida. Nii võiksimegi sõnastada selle kampaania loosungi hoopis niipidi. Jumal on olemas. Lõpeta nüüd muretsemine ja naudi oma elu. Aamen.